siin on tavaline, keegi mitte midagi kuskil ei tea, kus midagi asub, ise elavad oma kodulinnas, nagu ütleme niimoodi, ja linnad pole nii suured. Nüüd läks autojuht vaatama, kus kohast see Pipkaar on, et kus meil selle rendiauto asukoht üldse on. A few moments later. Nagu jah, imelik, et sõidavad ka ja kus see veel asub. Et klient peab ise teadma, kuhu ta täpselt läheb. Jah. Nüüd kõndigi toodi turvamees siia lennujaama või on see politsei. Pipkaar. 3 days later. Here's a pick-up drop-off address, location airport, address. 3 weeks later. Nüüd tekib minul ka natukene hirm, et ma tegin nii kiiresti ära. Läksin korra tagasi, vahetasin kuupäeva ära, aga ma ei vaadanud üleval, mis linna peale ma panin, kui ausalt öeldes olla. Loodame, et ma ikka õieti panin, et oli Cebu. Indrek, kuule korra. Kas seal on kirjas Cebu oli või? Jaa. Kindel jah? Siin on see Lapu City. Maktan lennujaam. Jaa. Siis on kõik okei. Käis juba korra saaks ülesse. Siin üks nimetus ajas segadus, aga see on see Alamo. See on siin olemas. Jaa, siis on kõik korras. Väga hea. Ja kõige suurem nali oli veel, et me eile unustasime need kaablid ka koha maha. Sa kujutad ette, et seal metsas, kus me seal alla lasime, puu selle peal oli laadija. Saad sa aru, vend tuligi sinna, ütles, et ainult oma laadijaga otsa ei sobinud. Mida ma poleks elu sees uskunud. Metsa sees. Jah, ma räägin. Siin ongi või? Jaa, lähme. Okei, lähme. Viid räi. Kuule, lähme ikka autoga. Lähme autoga. Täpselt ei saa aru, mis siin sebimine käib. Minu tuli ka meil appi. Prillid ette. Näe, Gilbert käis kargutas vahepeal mu karkudega ja